Hea vaataja, järgnevatel nädalatel uurime mõnda ilmutusraamatu teksti. Viimasel ajal näeme ja kuuleme rohkelt prohveti kuulutusi peatselt saabuvast viimsest päevast. Seda ärevust põhjendatakse mitmesuguste kaasaja poliitiliste sündmuste ja tehnoloogiliste arengute ja saavutustega. Neid kuulutusi kuulates meenub mulle lapsepõlvest üks paks Jehoova tunnistajate poolt enne esimest maailmasõda välja antud raamat. See oli põnevaid pilte Saksa ristlejatest ja Inglise sõjalennukitest, maailma jaotamise kaarte ja ennustusi peatselt saabuvast 1000-aastasest riigist. See, mis tegelikult tuli, teame juba ajalooõpikutest. Tundub, et inimestel on ajaloost ja piiblistki raske õppida. Kõike eelnevat arvestades olen otsustanud teha mõned mõtisklused just siis ilmutusraamatu teemal. Täna on tähelepanu keskmes ilmutusraamatu 6. peatükk ja 8-10 salm. Aga ma soovitan seda, kui sa oled seda mõtisklust kuulanud, ka pikemalt tervet 6. peatükki lugeda. Aga nüüd kuulakem. Ja ma nägin ennäe tuhkur hobune ja selle seljas istuja nimi oli Surm ja temaga tuli kaasa surmavald ning neile anti meelevald veerand üle ilmamaast. Mõõga ja nälja ja surmaga ning ilmamaa loomade läbi. Kui ta avas 5. pitseri, nägin me altari all nende hingi, kes olid tapetud Jumala sõna pärast ja tunnistuse pärast, mis neil oli. Nad hüüdsid suure häälega: kui kaua, püha ja tõeline valitseja, ei mõista sa kohut ega nõua kätte meie verd neilt, kes elavad ilmamaal. See on Jumala sõna. Minu eesmärk ei ole anda terve ilmutuse raamatu seletust. Isegi mitte ülevaadet kõigist ilmutuse raamatu ratsanikest või vihakaussidest. Tahaksin lihtsalt mõne näite varal näidata, kuidas sellistele sõnumitele võiks või tuleks läheneda. Ilmutuse raamatu 6. peatükki võiks iseloomustada ka kriitiliselt. Tegemist on lihtsalt ühe äärmusliku usulise grupi kujutusega, kus sõnumit Jumala riigist antakse edasi täiesti negatiivses karistuslikus võtmes. Aga Jeesus oli ju öelnud, kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Luuke evangeeliumi 13. peatükk, 3. ja 5. salm. Tegelikult tuleks Johannes ilmutusraamatu tekste vaadelda nagu näiteks prohvet Jeremiia ettekuulutusi. Kõigepealt tuleks küsida, millise ajaloolise olukorra kohta need algselt käisid. Ja alles seejärel küsida, kas nendel ettekuulutustel on mingeid analoogiaid ka kaasajaga. Ja mis on see Jumala sõnum meile kaasajal nende tekstide kaudu? Mis on need universaalsed ühisjooned, mille kaudu Jumal meid nende sõnumite kaudu täna kõnetab? Peab ütlema, et pärast Jeruusalemma templi hävitamist muutus ka kristlik kirik Rooma võimude silmis kahtlaseks. Keiser Domitianuse aegset kristlaste tagakiusamist Väike-Aasias, see on siis 81–96 aasta, olid kindlasti ju palju organiseeritumad kui Neeru-aegsed vaenupuhangud varem Roomas. Arvatakse, et ilmutuse raamat ongi kirjutatud just arvestades Domitianuse aegsete tagakiusamiste tausta. Üleskutse taluda kannatusi ja olla usus kindel, vastupidav oli aga igati kohane ka hilisematel aegadel. Aastasajad on möödunud,
kuid ikka ja jälle puutuvad kristlased kokku riikidega, kus arvatakse, et neil on ennekuulmatu võim inimsaatuse üle. Johannes ütleb ilmutuse raamatu 13. peatükis 7. salmis, et metsalisele anti voli pidada sõda pühadega ja neid võita ning talle anti meelevald iga suguharu ja rahva ja keele ja pagana võimude üle. Tsitaadi lõpp. Kuid apokalüptiliste ratsanike ja nendega seonduvate katastroofide taga ei seisa ainult kujutlus Jumala karistusest ja kohtutest. Nende sõnumite põhiline motiiv on nagu suur ei. Ei väitele, et Rooma riik ja selle au on igavene. Rooma riigi igavikulise kujutluse väljendus kõige selgemini aga tuli ilmsiks keisrikultuses. Keisrit kui selle võimu ülimat kehastust kummardati päästja ja jumalane. Samas oli selline maailmavaade väga staatiline ja tulevikuvaenulik. Nagu üldse Rooma mõtteviis on nagu minevikku suunatud, minevikule toetab. Aga kui Rooma on igavene, siis on ka selle kord ja seadused igavesed. Pole siis imestada, et Rooma ametnikud võtsid kristlase sõnumid peatsest lõpust ja uuest algusest väga isiklikult. Oleme seda näinud ka hilisemate tagakiususte puhul. Kuid küsigem nüüd, millest räägivad meile tänased apokalüptilised visioonid? Näib nagu kirjeldaks need inimkonna halba südametunnistust. Kõiki asjaolusid ja prognoose arvestades tuleks maailma püsimist täna käsitleda Jumala armu ja imena. Ometi on juba möödunud sajandi teisest poolest alates utoopiat asendunud düstoopiatega. Nende kurbade süngete väljavaadetega. Ka piibel kõneleb meile sellest, et maailm on ohustatud. Siin ei räägita meile üksnes tervest ja õitsevast maailmast, vaid ollakse võimalikest katastroofidest vägagi teadlikud. Nii räägitakse siin näljast, katkust ja sõdadest, maavärinast ja päiksevarjutustest, põuast ja mere vereks muutumisest, pimedusest ja tähtede kustumisest. Need on sõnumid, mis resoneeruvad ka tänapäeva sõdade, keskkonnakatastroofide ja võimukuritarvitustega. Eriti vastuvõtlikuks sellele resonantsile muudab meid asjaolu, et kõik need asjad tunduvad meid tabavat üha kiirenevas tempos. Kuid apokalüptiline sõnum ilmutuse raamatus ei kirjelda mitte ainult kosmilisi katastroofe, näiteks tähtede langemist. Siin räägitakse ka apokalüptilisi ratsanikke ja nende hobuseid üsna värvikalt kirjeldades. Siin on valge, punane, must ja tuhkrobune. Nende ilmumisega kaob rahu ja saabub nälg ning nagu just kuulsime, et surm rõhutatult. 19. sajandi tuntud saksa teoloog Schleiermacher eristas siin loomulik hädasi ja ühiskondlik hädasi. Täna on ühiskonna tähelepanu suunatud just viimastele ühiskondlikele hädadele. Kõiki süüdistatakse, mis on halb riiki, valitsejaid, ühiskonda. Kõigis on süüdi inimesed või siis salapärased niiditõmbajad, globalistid või suurkorporatsioonid. Ja kristlasedki ootavad sageli maiseid messiaid, kes meid päästaks nendest, nende salakavad plaanid tühistaks ja kristliku ühiskonna suuruse ja au taastaks.
Tõsi on seegi, et piibelgi ei näe looduskatastroofi üksnes looduses valitsevate seaduste tagajärgedena. Siin nähakse looduskatastroofi sageli ajaloo katastroofide ulatuse laiendusena. Kui mõtleme tuuma, keemia ja bioloogilistele relvadele, siis on see ka üsnagi mõistetav. Inimene pole looduskatastroofide suhtes suugi nii süütu kannataja, kui see esialgselt näib. Aga kuidas on see kõik ikkagi ühildatav Uue Testamendi sõnumiga Jumala päästvast armastusest? Apokalüptilised sõnumid annavad meile siin olulise vihje Jumala poolt valitutele ja päästetutele. Mõeldes Noaga tehtud lepingule ja Kristuse lunastustööle peame ütlema Jeesuse enda sõnadega, et kõigile selles maailmas on antud reaalne võimalus olla väärilised, põgenema kõige selle eest, mis tuleb ja seisma inimese poja ees. See on Luuka evangeelium 21. peatükk 36. salm. Kõigile on antud võimalus olla väärilised, põgenema kõige selle eest, mis tuleb ja seisma inimese poja eest. Kasutame siis seda võimalust ja see on palju olulisem sõnum kui kõik need katastroofi ja surma kirjeldavad sõnumid ilmutusraamatus. Aga seniks kohtumiseni.